hommikust ja tere tulemast tänasesse vlogi. On veebruari viimased päevad, 27 on täna. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma vlogin täna, sellepärast et nädalavahetusel ma olen maal ja seda ma arvan, ma ei vlogi. Ja siis on jälle uus töönädal ja siis kuidagi, ma ei tea, tundub, et läheb liiga kiireks. Igal juhul ma panen ennast valmis. Täna tuleb teha siuke nats suurem meik, sest meil on tööl üks photoshoot ja ma pean olema modell. Ma ei tea täpselt, kui suurel määral, aga peab ikkagi olema valmis selleks, et ma olen kuskil pildi peal. Nii et ei saa siin siukse igapäevase 5 minuti meigiga leppida. Aga samas on siuke põnev teistmoodi neljapäev ja uskumatu, et see nädal on kohe läbi. See, et esmaspäev oli vaba päev, tegi selle nädala kuidagi nii kiireks ja lühikeseks, mis on iseenesest tore. Sest kuidagi see veebruar on, kuigi ta on läinud väga-väga kiiresti see kuu, siis ma lihtsalt tahaks kevadet juba ja mida kiiremini need viimased päevad lähevad, seda parem. Ja siis ongi juba märts, nii et tõesti uskumatu, et me oleme nagu jõudnud selle suure müüri teisele poole, mis iga aasta see talve lõpp nagu on. Mis on veel positiivne, on see, et peaks olema viimane nädal, kui ma olen üksinda. Ehk siis nüüd, kui Marko tuleb tagasi reedel, siis ta ei lähe enam esmaspäeval ära. Ma väga-väga loodan, et see plaan endiselt peab paika. Sest ma tunnen, et see on ka üks põhjus, miks see veebruar on olnud nagu kuidagi veider kuu, et ma olen nii palju üksi olnud. Ja siukene, ma ei tea, ma tunnengi, et ma ei ole kõikides nendes heades rutiinides suutnud hästi püsida, kuigi ma olen trennis ikka sama tublisti käinud, aga ei tea, kuidagi imelik on olla, nii et ma väga ootan seda aega, et ta oleks päriselt kodus. Igal juhul ma panen ennast siin valmis. Ma arvan, et oh my god, see bronzer lihtsalt viimased tükid lendavad seest ära. Et see on tõesti nagu kohe iga sekund otsas. Aga ma teen meigi ära, siis söön mingi hommikusöögi ja siis tegelema juustega ja kuskil 10 ma pean kohal olema. Kell on 9:30, ma hakkan kohe liikuma. Me oleme siis ühe töökaaslase kodus, teeme pilte ja ma panin lihtsalt selle jaki peale, et mul liiga külm ei oleks. Võtan igaks juhuks arvutiga kaasa, kuigi alati nende shootimispäevadega on see, et ma mõtlen, et ma saan vahepeal tööd teha, aga siis tegelikult nagu ega see keskendumine, nii valgeks läks. Ega see keskendumine suurem asi ei ole, kui sa, issand kui viltusin, kui sa teed samal ajal pilte. Aga meil on plaanis kella 3-ni pandud, ma ei tea, kuidas päriselt läheb. Ma loodan lihtsalt, et väga kaua ei lähe, sellepärast, et mul on vaja päris palju ikkagi arvutis ka veel tööd teha. Ja ma loodan, et ma jõuan seda siis koju jõudes teha. Aga mul mingi 100 asja. Issand jumal, ma pean kaamera ära panema, sest muidu ma ei jõuagi sinna olla. Aga lähme alustame seda päeva. Laudina olemas olnud. Nii. Vaatasin ta padjapüürid võtti. See oleks väga sobiv. Ma ei tea, ma ei oska isegi.
ilusad värvid. Muidugi siia Aste on. see on bolognese kaste hakkliha-pallidega. Siin on spagetid või? Jah. Me oleme kodus tagasi. Väga tore päev oli. Nii palju nalja sai ja tore, lihtsalt tore teistmoodi tööpäev oma töökaaslastega. Ja mu nägu lihtsalt läigib juba. Aga kell on 4:30. Muidugi meil läks veidike kauem kui plaanitud oli, aga see ei olnud meist sõltuvatel asjaoludel. Nii et jah, igal juhul tore, et sai tehtud. On vaja homme teha esimest korda ise koolitust töö juures ja ma ei ole selleks nagu otseselt ette valmistunud veel. Mul on mingid slaidid olemas, ma pean need veits muutma, aga nagu ma ei ole üldse mõelnud, mis ma ja kuidas ma räägin, nii et ma pean ikkagi natukene täna mõtlema selle peale ja lihtsalt jah, läbi mõtlema ja vaatama need slaidid, nii et ma pean varsti ikkagi arvutisse minema korra. Aga enne, kui me hakkame tööle, kui ma vahetan riided ära, siis avame ühe väga toreda paki, mis jõudis minuni eile ja ma teadsin, et täna on selline vlogimispäev, nii et ma tõin selle täna ära ja see on nii armas. Siin on juba peal näha, kes selle saatis. See on siis Louvre Eesti bränd ja see oli nii tore, et ma midagi rääkisin siin vlogis, et mul vist said kõik need kehakreemid otsa ja nad kirjutasid mulle ja tahtsid mulle saata proovimiseks ja see on nii äge, sest nagu tõesti ma väga hindan seda, et nagu keegi päriselt näeb mingit, ma ei tea, minu vlogi või mis iganes ja nagu sellepärast tahab mulle midagi saata. See on minu meelest kõige siuksem toredam viis, siis tegelikult päriselt mul on neid asju vaja ja ma hea meelega proovin, sellepärast et ma olen Louvre brändist kuulnud päris palju head, aga ma ei ole ise vist minu meelest ühtegi toodet enne proovinud, nii et ma olin tõesti väga sillas, kui nad mulle kirjutasid. Aga vaatame siis, mis siin pakis on. Üks on ilmselt, oh my god, siin on nii palju asju. Oh my god. Toredat kevade ootust ja seda ma tõesti väga ootan. Aga kõige selles suhtes olulisem asi siit pakist siis on kehakreem ja ma ütlen ka, et mulle meeldivad need potsikus, sellepärast et neid on kuidagi minu meelest palju mõnusam kasutada kui need pumbaga kreeme ja neid on hea panna nagu trennikotti. Ja see on siis nende mega niisutav kehakreem. Oh my god! See näeb nii vahune ja kreemine ja siidine välja ja lõhnab mega hästi. See ongi pehme ja vahune meekreem. Wow! Ma väga ootan selle proovimist, kui ma lähen õhtul pessu. Vau. Nii, järgmisena, siin on tõesti päris mitu asja. Vitamin C Radiance Toner, mis on ka väga äge asi ja eriti kuna see on brightening, siis minu nägu väga vajab sellist sära praegu. See on puhastav keel, jällegi väga selline asi, mida mul on vaja. Kuigi ma kasutan iga päev seda Garnieri oma, siis vahepeal mul on siuke tunne, et tahaks midagi nagu siukest veits midagi muud. Ja see peaks võtma ka meigi maha, mis on väga äge. Ma pean reaalselt kõiki asju lihtsalt nuusutama, kuigi ma ei tea, kas skincare'il on väga mingit siukest lõhna. Aga ma olen nii excited. Nagu väga hea, et ma selle paki ära tõin täna, sest kuna mul tuleb väga töine õhtu, siis see on siuke killuke positiivsust siia õhtusse. Miks need nii hea lõhnaga on? Ma tahaks need ära süüa. Järgmine asi on ka väga lahe. See on dušikeel. Ideaalselt sobib trennikotti panemiseks, sest ma käin suht tihti jõusaalis pesemas ja see on siuke hea väiksem pudel. Väga lahe. Mega mõnus siukse värske lõhnaga, veits siukest sauna, kui sa lähed sauna, siis see on täpselt siuke õige dušikeel selle jaoks minu meelest, nii mõnus. See peaks siis pehmendama ja uuendama nahka. Väga cool. Oh, siin on deodorant, ma veel vaatasin seda nende kodulehel, et tegelikult tahaks proovida ja see on ka, oh my god,
Te ei kujuta ette, kui hea lõhnaga see on. See on sitruse lõhnaga ja see on looduslik deodorant usaldusväärse efektiivsusega, mega cool. Kindlalt hakkan kasutama, sest kuigi mul on see, mis ma eelmine kord ostsin, siis esiteks deodorante pole kunagi liiga palju. Kuna mul on trennikotis alati oma asjad ka, siis ongi hea, kui mul on kõiki asju mitu tükki, nii et siis ma ei pea kogu aeg vahetama. Siis üks mega põnev asi, mida ma olen täiega tahtnud proovida, ise pruunistav näoseerum, mega high hopes, sest tõesti olen näinud, et see on nagu mingi äge asi. Nii et seda me ka kindlasti proovime täna. Siis lip balm ja fun fact about me, ma ei mäleta, millal ma viimati ostsin endale huulepalsamit, sest ma unustan ära, et võiks endale nagu mingi päriselt korraliku hea huulepalsami osta ja ma väga tihti kasutan lihtsalt mingit huuleõli või mingit huuleläiget selleks, et oma huuli natukenegi niisutada, aga viimasel ajal mul on lihtsalt nagu huuled nii kuivad, nii et päriselt selline skincare sarja huuleasi, ma arvan, on täpselt see, mida ma vajan. Ja see on siis natuke tooniga ka, siuke natuke huuleläike ja palsami vahepealne asi. Aga siin on siis veel hunnik siukseid väikseid testreid ja mega cool pakk. Ma olen tõesti mega tänulik, et mulle saadeti nii palju toredaid asju. Ma hakkan neid kõiki proovima ja ma olen väga põnevil. Ütlen seda iga kord, aga ma olen mega tänulik lihtsalt, kui keegi tahab mulle midagi saata nagu. Ja need on tõesti väga ägedad asjad ja eks ma saan jooksvalt teiega muljetada, aga kindlasti täna õhtusesse rutiini lähevad uus kreem, uus see puhastusasi, tooner, kindlasti see self-tanning asi ja I am excited. Aga nüüd ma vahetan riided ära, panen kõik need asjad ära, mis mul seal kottides on ja siis varsti süvenen arvutisse, et ära teha see presentatsioon. Ja lihtsalt ma loodan, et see homme läheb niimoodi, et läheb ladusalt. Ma unustasin just kaamera 20 minutiks rekordima, nii et ma kustutasin selle eelmise klipi ära. Aga tol hetkel oli 6:30 kell. Nüüd on juba natuke rohkem, aga ma ei tea, ma vaatasin need slaidid üle, tundus, et ma oskan nagu peast rääkida, nii et ma loodan, et ma lihtsalt homme ei puterda ja kõik tuleb normaalselt välja ja tundub nagu imelik rääkida enda ette seda juttu, mida ma tegelikult tean peast. Nii et fingers crossed homse jaoks, aga nüüd siis jah, ma mõtlesin, ma teen õhtusöögi ära, kuigi tegelikult ma võiks vabalt lihtsalt mingit võileiba süüa, mul ei ole isegi kõht nii tühi. Ja kuna homme on töö juures, nagu ma muidu mõtlesin, et ma teen toidu ära, siis ma saan homseks kaasa võtta, aga homme on meil tööl nagu ühislõuna oma tiimiga, ehk siis me tellime midagi, nii et mul ei ole tegelikult vaja kaasa võtta süüa ja homme õhtul ma ise ei ole kodus ka, nii et I don't need the food, aga samas ma võiks ikkagi teha süüa ja siis homme nagu Markol midagi süüa, kui ta tuleb koju. Nii et ma üritan ennast kokku võtta praegu. See kaamera vist reaalselt kattis mu poole pealt ära, sellepärast et aku söö tühjaks. Aga toit on nüüd valmis. See on nagu mingi laisa inimese õhtusöök. Kodujuust, tomat ja kanafilee. Vähemalt on palju valku siin. Ja ma söön nüüd kiirelt õhtusöögi ära, siis ma teen arvutis vlogi, sest jällegi see on nii hilja peale jäänud, keegi ei viitsi kuulata seda, aga ma teen selle valmis, eelmise vlogi ja siis hakkame katsetama põnevaid uusi asju. Ilmad on punased suurest arvutis istumisest, aga vlog sai valmis. See on alati lihtsalt mingi võidutunne, eriti kui mul lükkuvad need asjad liiga pikalt edasi. Mul on hääl ka mingi väga kahtlane praegu.
aga on aeg käia pesus ära ja ma mõtlesin, et ma proovin siis kohe järgi selle näopuhastusvahendi. Kuigi ma tavaliselt pesen alati duši all olles nägu, siis proovime seda. See lendas laiali. Aga ma proovin siis, kuidas sellega on nägu pesta, meiki maha võtta ja silmad ma teen pärast eraldi. Mulle väga meeldivad sellised näopuhastusvahendid, mis lähevad nagu veits vahtu ja mulle tõesti tundub, et see võtab mega hästi meigi maha. Mulle meeldib vahepeal käia lihtsalt selle vatipadjaga üle, et siis saad nagu kõik selle tõesti maha võtta. Ja nagu te näete, siis mu nägu on täiesti valge. Ehk siis kõik meik tuli mega hästi maha, see lõhn on ülihea ja pole midagi halba öelda, väga mõnus toode. Ma käin nüüd duši all ära ja siis proovime muid asju. Testisin kõiki asju juba järgi. Dušikeel, mega hea, mulle meeldib see, et see on siuke kooriv, seal on siuksed koorivad terakesed sees. Nagu väga mõnus. Deodoranti proovisin, aga see lõhn on lihtsalt mega hea. Ja see kehakreem, esiteks mega hea lõhnaga jällegi. See tekstuur on lihtsalt nii mõnus ja tundub, et see tõesti väga hästi niisutab ka, sest ma suht saan kohe aru, kas kreem on päriselt niisutav või ta ainult korraks teeb seda tunnet ja praegu mulle tundub, et tõesti mu nahk on niisutatud, mis on väga mõnus. Nüüd proovime seda näovett. Siin on kirjas, et seda peab vatipadjaga panema ja mul isegi on tegelikult need päris vatipadjad ka. Mul on tõesti nagu mingi spa moment siin kodus praegu. Väga mõnus. Ja nüüd meil on Self-Tanning Face Serum. Aga ma ei tea, kas seda peaks... Seal on kirjas, et puhtale näole peab panema. Aga ma ei tea, kas ma peaks nägu kreemitama ka. Samas siin on kirjas, et see on ise juba niisutav. Nii et ma proovin täna ilma kreemita. Okei, see ei ole ise nagu üldse pruun. Ehk siis ma loodan, et ma väga liiga palju ei pannud. Aga väga mõnus tõesti, et see niisutab nahka samal ajal. Et see tavaliselt nagu ise pruunistavad ikkagi on veits kuivatava toimega. Aga see tundub on tõesti siuke näo niisutav seerum ja vaatame siis, kuidas ta hommikuks mulle jumet on andnud. Ja nüüd veel huule palsam ka peale. Väga mõnus skincare'i rutiin sai siia tehtud. Aga nüüd on tõesti päev on läbi. Ma pean trennikotti kokku panema ja siis raamatut lugema. Trenni asjad on nüüd koos. Ma vahetasin voodipesu ära. Joon siin oma magneesiumi vitamiini ja hakkan raamatut lugema. Nii et väga mõnus õhtu ja üldse kuidagi väga tore päev oli täna. Ja kui saab homsega tehtud, siis on väga hea, sest ma veits ikkagi põen selle homse pärast. Õnneks on see, et see on kell 10 hommikul ja ma saan selle kohe tehtud, et ei pea mingi pool päeva ootama. Aga ma ei tea, mul on raamatutega mingi täielik kriis praegu. Ma isegi ei tea, mida ma tahaks lugeda, aga ükski asi, mida ma loen, nagu ei meeldi. Ja praegu mul on ka siuke raamat, mis ma lihtsalt vahepeal skipin, nagu tahaks juba, et see saaks läbi. Eelmine raamat vist oli mingi thriller või mingi siuke teema. Ja nüüd ma mõtlen, ma pean vist ikka hakkama mingit fantaasiaraamatut lugema. Sest kuidagi pole ammu olnud siukest tunnet, et oh my god, nii hea raamat, et ma tahan nagu jätkata sellega. Aga nagu jah, raamatuid on lihtsalt nii palju ja ma ei tea. Ma ei tea, mida ma tahan, aga ma ikkagi loen lõpuni selle, mis mul praegu pooleli on. 72%. Selle nimi on Behind the Net. Ma arvan, keegi pole kunagi kuulnudki. Lihtsalt mingi hokiromants. Või noh, see tüüp on hokimängija ja naine ei ole ilmselgelt. Aga jah, ühesõnaga
ma hakkan lugema ja homme hommikul on väga varajane äratus ja siis alustame reedet. Tere hommikust, kell on 6:43. Ma lähen trenni ja no siin valguses pole ilmselt väga hästi näha, aga see näoseerum päris hästi töötas. Mul on ikkagi mingi jume näos, ma ei ole rohkem midagi näkku pannud, lihtsalt seda päevakreemi. Aga alustame seda reedet. Ma väga tegelikult tahaks, et see teeb saaks juba läbi, sest ma lihtsalt põen natukene. Sest lisaks sellele koolitusele, mis ma pean tegema, on väga palju tööasju lihtsalt. Ja ma tahaks need oma mõtetest ära saada. Aga alustame päevatrenniga. Ma loodan, et see annab mulle siukest positiivset energiat siia päeva algusesse. Let's do this. Tahaks täna one of those days, et isegi trenni ei suutnud. Ei teinud mu tuju heaks, sellepärast et väga raske oli ja lihtsalt mu pulss oli nagu nii laes. Ja mul on mingi imelik asi siin. Igatahes jah, ma lihtsalt terve aeg tahtsin, et see saaks läbi ja vähemalt ma tulin ja ma tegin ja see on juba pool võitu. Alati ei saagi olla selline trenn, mida sa täiega naudid. Aga ma lähen nüüd kontorisse. 1,5 tunni pärast hakkan oma esimest koolitust tegema. Ma ei ole eriti põnevil, aga loodetavasti saab tehtud. Tegelikult selliste asjadega ongi see, et sul ei ole muud varianti. Et see üks hetk on lihtsalt tehtud ja siis ei pea selle peal mõtlema enam. Aga jah, ma arvan, et ma suurt tööpäeval ei vlogi, sest täna, nagu ma ütlesin, mul on nii palju teha, et tuleb kiire päev ja tahaks juba koju jõuda. See on mu reedene vibe. Unustasin lihtsalt ära vlogida täna. Okei. Täna ei ole hea päev. Ilmselgelt ma ei suuda praegu vlogida. Ja ma isegi ei tea, miks ma nagu terve autotee lihtsalt nutsin koju. Anyway, kell on kohe 6:30 ja ma jõudsin just töölt koju. Ja lihtsalt läks veits täna kauem. Aga tegelikult mul on toredad plaanid täna õhtul ja ma lihtsalt unustan ära selle praegu, mis siin toimub. Ja mul on väga hea meel, et Marko ilmselt on kodus ja kõik need 5 nädalat üksinda olemist on läbi. Aga me see nädalavahetusega ka isegi ei näe, sest homme ma lähen maale ja täna ma saan kokku Riinuga, keda ma vist nägin suvel viimati, aga nagu lähme õhtusöögile ja tegelikult ma olen väga põnev lihtsalt. See tänane tööpäev kuidagi I'm stressed out. Aga lähme tervitame Markot ja kassi. No nii, ma olen valmis pannud ennast. Kiire switch up. Igal juhul, ma arvan, meil kõigil on sellised hetki, et lihtsalt, ma ei tea, kõikidest asjadest hakkad üle mõtlema ja kuidagi, kui niigi on mingi stress või pinge, siis vahepeal nagu tulevad emotsioonid välja, aga kõik on hästi tegelikult. Ja kes piirub siin? Kass tuli või? Siin. Ja nüüd ma lähen Riinuga vanalinna sööma ühte pitsakohta, kus ma pole käinud enne. Ja oli siukse täitsa lihtsa outfiti, aga päris cute. Ja lihtsalt see, et meigi värskendus ja ma olen kohe uus inimene. Aga ma ei tea, ma tahtsin, nagu tänane päev pidi ka olema vlogimispäev, aga see, et ma olin tööl nii kaua ja ma reaalselt lihtsalt unustan tööl vlogida, sest mul on kogu aeg nii palju teha, et mul ei tule see meelde.
et võtta kaamera ja vlogida midagi. Nii et jah, see koolituse tegemine õnneks läks väga kergesti ja polnud üldse nii hull, kui ma arvasin. Nii et saan seda kindlasti veel teha varsti. Aga jah, kuna meil on kell 8 alles see õhtusöögi broneering, siis tuleb siuke pikem õhtu ja vaatame siis, millal ma teiega järgmine kord jutustan. Once again väga huvitav on olla mingi kell 10 õhtul kesklinnas. Aga see restoran pandi kell 10 kinni ja me rahulikult istume seal. Mõtlesin, miks nagu rahvast nii väheks jääb. Ja siis üks hetk oli muusika kinni ja öeldi, et oleme suletud. Aga muidu väga-väga tore õhtu oli. Nagu nii tore oli Riinu näha ja nagu jutustada üle pika ja see koht ise nagu vaibide poolest oli mega äge. Ja noh, me sõime mõlemad pitsat. Ja siukene huvitav, hästi teistmoodi maitse oli. Aga nagu kindlasti läheks uuesti sinna. Ja nüüd ma lihtsalt hingeldan. Aga lähme koju ja ma ei tea, mis sellest vlogimisest saab, sest homme ma lähen maale. Ma isegi ei tea veel, mis kell. Uus päev ja ma olen jälle autos. Ma olen reaalselt kogu aeg selle karvase jakiga, sest ma ei tea, see on nii mõnus ja ma mõtlen, et seniks kuni on veel neid külmasid ilmasid, siis ma kannan seda. Nii et ma ei tea, mul on reaalselt siuke tunne, et kõik klipid, mul on see asi seljas. Aga ma sõidan täna oma õega isa juurde Jõgevale ja tähistame ta sünnipäeva. Nii et ma hakkangi kohe liikuma ja tuleb selline tore perekondlik päevake. Ja kunagine teine kodu ehk siis kultuurimaa, kus ma käisin väga palju tantsimas. Aga vaatame, kas me saame siit mingid lilled, sest see pood, kus me Tallinnas või noh, Tallinna lähedal olime, seal väga ei olnud mingeid häid lilli. Ja Peetris. Ma olen lihtsalt nii väsinud ja unine millegi pärast, et ma ei tea, kuidas see pidu nüüd vastu pidada, aga sa tahad selle pärase mis teed? Vastad asju, jah? Palju õnne! Kõigile siis soovin õnne. Ei, see on hea. Natuke olen tagasi koju jõudnud. Õues on veel valge, mis on väga tore. Aga tegelikult ma arvan, et ma tänase vlogi otsad tõmban kokku. Meil oli väga tore aegmaal, siuke üsnagi kiire käik, et olime ainult ühe öö. Aga oli väga tore, sest me saime oma isa ja siis ta abikaasa sünnipäeva tähistada, kuna neil on nagu ühel nädalal sünnipäevad.
ja jah, nagu ma olen ka korduvalt öelnud, siis mulle endale lihtsalt meeldib see, kui ma saan teisi enda lähedasi inimesi sünnipäeval nagu meeles pidada ja kui vähegi võimalik, siis saada kokku sellel ajal, sest minu meelest ikkagi sünnipäevad on olulised. Mul ei ole endiselt kohale jõudnud, et nüüd on märtsikuu käes. Ma nagu sõitsime Tallinna poole ja siis ma mõtlesin, et nagu tahaks täiega rullitama minna. Ja siis ma mõtlesin, et ei, nagu come on, veebruar on alles. Ja siis ma mõtlesin, et ei, tegelikult on märts. Aga jah, rullitamiseks vist on veel liiga vara, sest mulle tundub, et need kõnniteed ei ole nendest kividest puhtaks tehtud, kuigi sõiduteed on juba nii mõnusad, nagu vahepeal ka päike paistis. Tõesti siuke kevadine hõng ja ootus on täiega. Ja me tegime mingeid toredaid plaane juba suveks, kevadeks ja ma täiega loodan, et meil on võimalus ühega ka koos see aasta sünnipäeva pidada, sest see on ikkagi väga suur juubel ja ilmselt ainuke, mida üldse pidada, sest 40. juubelit ei tohi pidada. 50. on juba nagu, see on lihtsalt nii kaugel, siis on nagu nii teine elu, et jah, ma arvan, et seda juubelit ma isegi ei viitsiks pidada. Ja siis ongi juba, kui niimoodi mõelda, siis ega väga palju pole võimalus jäänud sükseks peo pidamiseks, nii et 30 tundub selline väga õige aeg. See oleks mega äge, nagu ma ei mäleta, millal me viimati üldse koos sellist suurt sünnipäeva pidasime. Mul on reaalselt selline tunne, et see oli siis, kui me saime 17. Ja sellest on juba päris tükk aega möödas, nii et oleks äge midagi koos teha. Aga see on täpselt siuke asi, et eks aeg näitab, kas tuleb või ei tule, aga praegu jah, lihtsalt see planeerimine ja kõikide kevadiste tegevuste tegemine on nii mõnus. Mul tuli täiega mingi tuhin hakata riidekappiga sorteerima ja üldse selliseid asju tegema. Aga ma loodan, et teil oli huvitav vaadata jällegi sükene paaripäevane vlog. Ma loodan, et see ei tulnud mingi mega lühike ja kui see tuli tõesti väga lühike, siis ma lihtsalt üritan järgmise vlogi teha veits kiiremini. Nii et jah, ma lihtsalt tunnen, et täna selline pühapäeva õhtu, et pigem ma tahaks selle vlogi ära lõpetada ja vaikselt hakata seda kokku panema. Et siis on natukene varuga aega. Aga ma loodan, et kõigil tuleb reaalselt nii imeline kevad ja ma ei tea, ma loodan, et midagi ägedat toob see teile kõigile. Vahet pole, kui suur või väike see asi on ja lihtsalt me peame olema õnnelikud, et me oleme jõudnud selle suure, pika, kõleda talve teisele poole ja iga päev läheb aina paremaks, soojemaks, valgemaks, toredamaks. Ja see on mega tore. Väga positiivsel toonil saan selle vlogi ära lõpetada, sest tõesti kuidagi selline kergus on natukene tekkinud. Olenemata sellest, et see oli alles üleeile, kui ma reaalselt nutsin autos. Aga nagu see ei ole üldse nii dramaatiline. Ma arvan, et kõigil, kellel on selline kiire loomuga töö, siis vahepeal neid asju lihtsalt kerib üle su pea ja kui sa oled nagu rohkem emotsionaalne inimene ja võtad nagu mingeid asju väga sügavalt, siis see on täiesti okei, et sa vahepeal nutad või nii, et jah, ma kindlasti ei ütle, et kõik on nüüd nagu täiesti mingi, et mulle ei meeldi mu töö või et kõik on nagu liiga hull, vaid lihtsalt see oli siuke hetk, et emotsioonid kuidagi said võitu ja ma arvan, see on täiesti okei, kui ma selle üldse siia sisse julgen jätta, aga ma loodan, et julgen sellepärast, et ma tean nagu mul on suht raske teinekord näidata selliseid raskemaid hetki või jagada selliseid raskemaid hetki, sest ma ei tea, ma tunnen ennast nagu nii haavatavana, aga tegelikult me kõik oleme inimesed ja see on täiesti fine, et sul on üks päev, üks vibe ja teisel päeval 2 ja see ei tähenda mingit maailma lõppu, et ma
vahepeal nutan. Ma isegi ei oska seletada, nagu te näete. Ma ei ole eriti suur sõnasepp selliste asjadega. Aga suur aitäh, et vaatasid tänast vlogi. Kui sa mind ei jälgi veel siin YouTube'is, siis tee seda kindlasti. Ma oleks väga tänulik. Ja minu Instagram, TikTok ootavad samuti, et sa läheksid, vaataks, mis seal toimub. Jah. Loodan, et teil on kõigil tore nädal ja näeme järgmises vlogis.